Tere! Mina olen Ayurveda praktikaet ja täna me teeme siis giid ehk selitatud võid. Ja selleks me oleme siis varunud omale ühe poti, mis on paksu põhjaga, siis võid. Ja võid oli siin siis 400 grammi. Just. Ja kõigepealt meil on tarvis siis ka pliiti ja me paneme praegu pliidi sooja ja üsna tugevale kuumusele võib selle pliidi panna esialgu. Ja me ootame siis, et kuna siis või on ära sulanud seal. Ootame, kuni või hakkab põhimõtteliselt nagu keima. Hakkavad tulema mullid ja vaht peale. Kõigepealt laseme sellel kiil või sellel võil siis nii kaugele minna. Ja et ta paremini sulaks, selleks võib siis kasutada ühte puulusikat. Ja näed, nüüd hakkab juba vaikselt hakkab minema. Nii kaua, kuni see või siis sulab, et nii kaua ma siis räägin, et miks seda giid Ayurvedas kasutatakse, miks ta nii kasulik on. Et kõigepealt siis giid tarvitakse sellepärast, et gii on suurepärane abivahend seedimise parandamiseks, et gii on siis nii-öelda või seest, ta on nagu puhas võirasv. Ja traditsiooniliselt on ta siis aastatuhandeid, ütleme isegi, on teda keedetud ja teda tehtud ja ta aitab nii-öelda siis sellel kõigel, mis me sööme, palju paremini seedida. Selleks, et see võirasv tuleks ka kvaliteetne, oleks hea kasutada siis kvaliteetsed võid. Kõige parem oleks, kui oleks kättesaadaval või oleks võimalik kuskilt hankida mahedat võid. Ja kõige parem on veel, kui see või oleks pastöriseerimata. Praegu meil selline või on, mis on pastöriseerimata mahevõi, see on siis pärit ühest talust. Ühest veisekasvatuse talust, ühest piimatalust ja kui ei ole võimalik seda saada, siis võib osta ka biomarketist mahevõid. Seal on müügil valmistoodanguna või siis kui tõesti midagi muud üle ei jää, et siis võib ka osta Saaremaa võid ja Saaremaa võist tuleb ka täiesti mõistliku kvaliteediga gii. Kas see on võimalik? See sõltub siis sellest, kuidas on võimalused. Ja gii ongi selles suhtes, et ta on rasvaine ja inimese aju koosneb ka suures osas ainult rasvast ja seetõttu seda giid kasutatakse siis hästi palju nagu sellise mõistuse parandajana või siis ajutegevuse parandajana, kuna ta on nagu nii-öelda toidab aju. Giid kasutatakse siis hästi palju toitudes selleks, et toidu seedimist parandada. Erinevad toidud kõik hautatakse giis, vürtsid hautatakse giis, et meil oleks neid parem seedida, parem omastada. Siis veel lisaks kasutatakse giid nii-öelda ravimite transportainena, et Ayurveda kliinikutes siis giiga siis nii-öelda tehakse puhastusprotseduure. Ja gii veel üldiselt ongi hästi maitse, ta on sellise magusa maitsega, ta on hästi hea ja giiga tehtud toidud tulevad kõik väga maitsvad, et kui sa juba kord giid hakkad tegema, siis on päris raske hakata tegema mingi mittekvaliteetse rasvaga toitu. Nii, nüüd on niimoodi, et nüüd hakkab juba selle gii peale hakkab natukene sellist Või peale, et või on praeguseks, ta on kõik ära sulanud, siin segadus on ilusti tunda, et tükke ei ole ja kui ta nüüd hakkavad kergelt sellised, ta hakkab keema, mullitama, et kui ta mullitama hakkab, siis on põhimõte see, et lasta tal täpselt selle keemist temperatuuri peal nii-öelda sedasi keeda, et selle jaoks võib tõesti, kes oma pliiti kõige paremini tunneb, et teab, kus nagu kohas see magus keemistemperatuur on, et lastagi tal
sedasi podisema hakata. Ja kii keetmisel on mitu erinevat varianti, et osad korjavad vahtu ära pealt ja teised lasevad lihtsalt hästi aeglaselt sellesse koos vahuga, kui nad valmis keeda, aga mina korjasin vahu pealt ära, et lihtsalt näidata, mis siit tulemas on. Et kõigepealt tuleb selline paks vaht. Ja esialgu, kui hakata kiidudesse keetma, siis ma soovitan võtta mingisugune, 400 grammi on miinimum, mida võtta, sest muidu ta keeb nii kähku valmis, et ta läheb vahest ka üle. Et sedasi rahulikult jälgida saaks, selle jaoks võtta rohkem võid esialgu. Et praegult ongi näha, et hästi äkiliselt isegi keeb, et ma keeran siit veel natukene seda temperatuuri maha. Ja põhimõtteliselt saabki selle paksu vahu ära korjata ja siis tekib üks selline rahulikum moment, kus ta nagu ei keeb. Et kui selle momendi kätte saab, et siis saab edasi jutustada. Sa võid lõpeta nüüd oma juttu. Jaa, et kii on siis veel lisaks sellele, et ta on toiduks väga hea kasutada, on ta veel suurepärane kosmeetikum ja ütleme, et igasuguste nahaprobleemide raviks kiid saab silma panna mingite silmaprobleemide puhul ja ka paljudes nagu salvides kasutatakse ka kiid. Ja nüüd laseme siis sellel võil rahumeeles keeda. Ta keeb selliste üsna suurte mullidega praegu. Just see esimene vaht tuleb suurte mullidega. Ja praegult on siin see võimalikult puhas ja otse talupidajalt saadud või, et see käitub natukene teistmoodi kui need pakivõid, näiteks Saaremaa või. Et sellel toorel võib olla see vahest, et seda vahtu ja seda ebavajalikku kraami on hästi vähe siin sees. Mulle võib-olla isegi tundubki, et see suur vaht on nüüd nagu juba ära korjatud ja nüüd mingi hetk hakkab hoopis sellist peenemat vahtu üles ajama. Tegelikult ongi niimoodi, et eks seda kii keetmise sellist õppevideot on päris keeruline teha, sellepärast, et kuna või kvaliteet on tihtipeale väga erinev, siis seda see või käitub siin poti sees enne kiiks saamist iga kord mingil määral erinevalt. Et näiteks poevõi, sealt tulebki rohkem vahtu ja korraliku taluvõist tuleb vähem vahtu ja mõnikord tuleb ka, see sõltub täiesti partiist ja enamasti ka ühe tootja erinevatest partiidega võib see olla erinev, et seda nagu 100% ühtemoodi ta ei käitu mitte kunagi nagu kõik toitudega on, eks ju, et ega me ei saa kunagi täpselt kahte ühesugust täpselt sama maitsega toit, iga kord võib ta olla natukene erinev ja nii on ka kii puhul. Ja ma lisaks siia veel selle, et kii keetmise juures me otsimegi tegelikult keeb nii kaua, kuni tuleb läheb hästi selgeks, ilusti põhi hakkab siit sellest ära käinud võist läbi paistma ja siis ongi ta valmis. Ja näe, nüüd ongi juba tegelikult näha, et seda hästi peenikest vahtu hakkab peale tekkima. Hoopis teissugune. Siin vähem on seda paksu vahtu tõesti. Täna on kuidagi eriti õnnestunud partii, eks ju? Jah. Ja korjamiseks
selle vahu ärakorjamiseks kindlasti kasutada metallist sõela ja võimalikult väikse selle silmaga. Selle lihtsal põhjusel, et paar korda kogemata on juhtunud seda, et plastikust sõelega on siia keeva kiisisse või keeva või sisse vahtu mindud korjama ja siis sulab lihtsalt ära ja ütleme niimoodi, et siis sellega ei tahtnud enam midagi selle kii või võiga teha. Võt. See peenike vaht on veel selline huvitav, et ta ei taha siia sõela külge nagu kinni jääda, ta vajub sõelast läbi. No nõndaks, siis on see või meil siin mõned minutid keenud. Julgelt võib öelda, et isegi 5 minutit ta on nüüd seda vahtu siia peale kogunud. Ja vahuga on ka see nipp, et seda ei pea kogu aeg kõike seda väikest vahtu koheselt ära korjama, et ta võibki kauemaks peale jääda, siis ta tõmbab selliseks nagu natukene koorukese siia peale. Ma võin öelda, et see või käitub täna natukene teisiti tõesti kui paki või. Et ma juba arvasin, et on see peenete mullide ja vahuaeg, aga ta lihtsalt keeb aeglasemalt. Ja ma usun, et selle peenikese vahuaeg on alles tulemas. Kergelt on tegelikult juba näha, et ta hakkab seda moodi minema, et ta paistab rohkem läbi. Ja kui seal video alguses seda ei olnud öeldud, et kindlasti keetma hakata toasooja võid. Kindlasti vähemalt veerand tundi, see 200 grammine pakk või palju ta on, et veerand tundi peab ta kindlasti olema niimoodi toasooja, aga kõige parem on isegi sedasi, et ta tund aega või midagi kogu see võikogus, nii et ta on teil potis juba ootamas seda kiigieetmise aega, et ta nii-öelda see külm sealt välja tuleks, et ta saavutaks selle kogu või, saavutaks selle sooja, juba loomuliku sooja sinna sisse. Jaa, et Ayurvedas on selline, ütleme, et selline suhteliselt suur reegel, et ega need toiduained ka ja mitte miski siin, see väga suur kõikumine, selline väga kiire temperatuuride kõikumine ei ole hea, et enamasti kõik asju, mis me teeme toa soojana, paneme need panni peale või potti. Ja teise asjana, kui otse külmkapist võtta ja kohe keetma hakata, siis minu mäletamist mööda ta tõmbas tükki või kuidagi tal mingid osad nagu oligi keenud lõpuni läbi ja ta jäi hoopis teise selle konsistentsiga. Ei olnud pehme ja mõnus. Ja mulle meeldib kiigieetmise juurde lisada veel seda, et kellel on väga hea kuulmine ja suudab neid mullide praksumisi eristada, siis saab ka nende kuulmise järgi täiesti kiipoti pliidi peale panna ja lastagi tal keeda nii kaua, kuni kõrva enam ei tule neid isegi pisikesi neid mulli praksatusi. Praeguseks on läinud selliseks pehmeks mullid.
nüüd vahepeal jälle käib kõvemini ja noh, nagu ta käitubki alati, üldiselt ta niimoodi käitubki, et vahepeal rohkem, vahepeal mulitab vähem. Ma usun, et nüüd võib tegelikult, me laseme tal keeda siin veel ja tuleme tagasi siis, kui juba see selgem pilt on ees. Nii, ja nüüd oleme jõudnud selleni, kus sellised hästi õhuline vaht tuleb siia peale ja kes, ma usun, et sealt ekraani pealt on ilusti näha, et ta hakkab väga hästi juba läbi paistma. Kergelt. Väga hästi on näha, jah. Ja oleks Saaremaa paki või mõni teine juba rohkem töödeldud või kuskil selline või siis seda sadet seal põhjas oleks väga palju rohkem ja selle sadestunud pruuni natukene põhja kõrbenud selle nii-öelda taustal oleks see eristamine palju lihtsam. Praegult täna meil ei ole üldse seda põhjasse. See tähendab seda, et see on hea kvaliteediga või? Just, ja lisaks ma olen selle juba vahu sees ära ka korjanud. Selle vahuga on küll sellised, et meie pole seda vahtu üldiselt toiduks kasutanud. Tavaliselt, et kes tahab, võib muidugi loomadele anda selle, et üldiselt see vaht on see, mida nagu ütleme niimoodi, et see on see osa, mis selle kii seest nagu üle jääb või noh, et mis on see mitte niivõrd tervislik osa, et tervislik osa on ikkagi see, mida me siin keedame. Mullitamine jääb väiksemaks ja isegi vahest lõpevad need hästi peenikesed mullid oma ülestõusmise, et siis on see eriti õige koht pliididelt ära võtta, et kii jääb selliseks kuldkollaseks veel. Ja on valmis käinud. Praegu vist hakkabki enam-vähem valmis saama juba on ju. Hästi õrn mull tal veel sealt põhjast tuleb, aga ja mõnes mõttes on oluline ka see, et keetke teda isegi rohkem, et selle vahest juhtub kindlasti see, et peale esimest vahtu on see tunne, et nüüd on valmis, et nüüd ma korjan ta ära. Et enam-vähem juba selge ka, aga siis kui purki panna ja kapi peal hoida teda, siis tekivad kaks erinevat kihti sinna peale. Et üks on selline mitte hanguv ja siis põhja hangub see kiiosa ära. Et siis näitab seda, et see pole lõpuni keenud. Ja kii hoidmises ka, et kiid võib täiesti toatemperatuuril kapi peal hoida. Jah, umbes paar kuud võib teda kindlasti niimoodi hoida, et üldiselt kui selline väike kogus teha, siis see ei püsigi 2 kuud, see saab lihtsalt enam otsa. Ongi vist valmis või? Põhimõtteliselt kohe ongi valmis. Vaat nüüd hakkab need pruunid osad ka, osad, mis sinna põhja on kõrbenud, need hakkavad välja paistma. Ilusti siit on kulp on nii suur, või see sõel on nii suur. Võtad. No nii, nüüd vist võib ära võtta või? Ma arvan küll, sest ta natukene vist hakkab juba siukseks pruunikaks minema.
see läheb paremini sealt. Jaa, ma arvan küll, et võiks ära võtta selle juba. Okay. Ja nüüd on käes siis see õnnis hetk, kus me paneme selle gii purki. Et selleks on tarvis siis ühte puhast purki ja sinna peale läheb siis sõel. Metallist kindlasti. Ja metallist ja sõela peale läheb siis majapidamispaber. Siis hästi vaikselt tuleb hakata seda giid sinna purki panema alguses hästi natukene, et see purk saaks soojeneda ja siis võib kõik valata sinna sisse. Ja majapidamispaber, mis siia peale panime, võiks olla selline, ütleme mitte selline kilejas, vaid võimalikult robustne ja selline öko ja hästi kõiksugu vedelikke sisse imav. Ja muidugi see gii, kui pliidi pealt ära võtta, siis ta võib ikkagi nagu natukene nii-öelda hanguda ka, või mitte hanguda, vaid jahtuda kindlasti. Natukese võiks jahtida, et mitte kohe päris ei pane teda purki. Täna on ta väga ilus kollane, et ta peabki tulema selline kuldkollane. Vaata, kui ta maha jahtub, siis ta peabki ilusti vaata paistma ka. Et see selline hägusus tõmbab tagasi. Vot. Jah, selline puhas ilusti ja see põhi jääb paistma läbi. Vot. Ja nüüd tuleb siis ta purki panna täielikult. Kogu see kogus. Nii, nüüd on see gii läbi sõela aetud. Potipõhi on selline see ollus jääbki sinna põhja. Ja valmis gii on ilus selline kuldkollane. Kuum ei olegi. Paistis midagi ka ikka kaamerasse. Ikka paistis, jah. Vot. Siis on hästi. Vot. Nii et sedasi valmistatakse giid ja sellisena ta välja tuleb. Nii et head mitte katsetamist isegi, vaid head keetmist ja kasutamist. Aitäh teile ja hakake ise proovima.